Kohtuniku töös tunnen ma ennast tihtilugu nagu köielkõndija. Kuna see protsessi juhtimine ja üldse selliste lahenduste leidmine eeldab ikkagi menetlusosaliste õiguste vahel mingi tasakaalu leidmist ja seega ma arvan, et see võrdlus võiks olla täitsa kohane. Kui võrrelda kohtuniku tööd raamatuga, siis olles ka asjaõiguse asju lahendav kohtunik, tuleb mulle esimesena pähe Tõde ja õigus. Mis seal salata, nii mõnigi naabrite vaheline asjaõigusvaidlus meenutab väga seda kirjandusteost. Kui kohtuniku töö oleks spordiala, siis ta oleks maraton. Väga lihtne on ennast sprintides hingetuks joosta, aga siin tuleb igapäevaselt vaadata suurt pilti. See töö ei lõppe mitte kunagi otsa. See pole küll spordiala ega teatrietendus, aga minu jaoks on kohtuniku töö nagu pusle kokkupanek. Menetlusosalised toovad sulle oma kokku pandud pusle ja pildi, mille sa pead ise lahti võtma uuesti kokku panema ja vaatad, kas siis tuleb samasugune pilt või mitte. Esimesena tuleb silme ette eestlaste paradala 10 võistlus. Kohtunikul on iga päev vähemalt 10 menetluslikku takistust ületada ja sa pead olema ühtviisi hea alates tarbijakrediidist kuni mereõiguseni. Võib-olla see oleks maraton, et on vaja ettevalmistust põhjalikku. Menetlus ise kestab ju pikalt, on vaja siis vastupidavust ja kui sinna finišisse nii-öelda jõuda, siis on hea tunne, et oled teinud endast kõik oleneva. Esimeseks tuleb võib-olla pähe vahva sõdur Šveiki juhtumised ilmasõjapäevil. Sest need elulised situatsioonid, mis kohtuniku ette jõuavad, need võivad olla kurvad, need võivad olla täiesti talumatult naljakad, need võivad olla absurdsed, aga kõiki neid tuleb siiralt ja objektiivselt käsitleda. Minu arvates võiks kohtuniku tööd võrrelda ultrajooksuga, mis mitte kunagi ära ei lõppe, aga alati on ilusad loodusvaated.